tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaksikutele. Täna teeme üle pika aja ühe suhteenergia lugemise. Ja tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, et võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned, et ära vägisi proovi sobitada, et kui ei ole sinu lugemine, siis ei ole. Aga suhteenergia võib olla mis iganes, et ei pea olema romantiline suhe, et võib olla hoopis suhe töökaaslasega või sõbra või pereliikme, et kelle iganes suhe. Nii, aga vaatame. Kaksikud. Panin siia julgelt ka tagurpidi kaarte sisse, et ei ole ainult, et saab rohkem erinevaid sõnumeid. Et minu jaoks on põnevam endal, kui on ka tagurpidi kaardid sees. Nii, et võimaluste rohkem. Aga vaatame, esimeseks võtan tema energia kaksikute suhtes siis, et sinu suhtes tema energia. Milline energia tuleb teemal sinu suhtes? Ja mingi tagurpidi kaart. Müntide 9. Minu jaoks müntide 9, aga tagurpidi. See on keegi, kes vajab sind. Minu jaoks on midagi sinus. Müntide 9 tagurpidi tekitab minul alati sellise tunde, et see võib olla ka mõnel juhul keegi, kes on ülevõimete elaja ja sellises mõttes, et keegi, kes kuidagi, ma ei tule üksi toime, energia on see. Et selline vahel on keegi selline kerge ja kulutaja hoolimatu, et mõnel neitsil võib olla tegemist kellegi sellisega, et ta ei võtagi asju tõsiselt ja on hästi selline pillapalla, et ei pühendu võib-olla, ei ole võib-olla ka rahaasjades näiteks hoolas, et ongi selline ülevõimete elamine või ükskõiksuse, aga et see on mõnede neitside suhtes. Teisel juhul ma tunnen alati müntide 9 puhul, et keegi ei suuda olla päris iseseisev, et mul on vaja sind. Et mõnel, mitte neitside puhul, kaksikute puhul, mõnede kaksikute puhul siis, et keegi tunneb, et tal on vaja väga millegi osas, ma ei saa päris üksi, millegipärast ma vajan seda tuge, ma ei ole iseseisev, et siin on mõõkade äss ka, et mul on vaja millegi osas sellist selgust. Ma pean teadma, et mul on vaja võib-olla suhelda, mul on vaja läbi rääkida midagi, selguse hetk, võimaluste leidmine. Aga millegi osas on see teine osapoolt, just kui mul on sind vaja. Et millegi osas ma olen selline pilla-palla, et ma ei tule, mul on seda tuge vaja. Ei tule selle millegiga. Ma ei tea, mis see on, aga päris nagu ilma sinuta toime, selline tunnen. Või siis, nagu ma ütlen, osadel kaksikutel on tegemist kellegiga, kes on selline pillav, hooletu, ei arvesta võib-olla, et kuidas kellelegi, et see võib näidata ka seda keegi, kes elab üle võimete, ei mõtle asju nagu selle materiaalse poolt läbi. Et võib-olla nii. See võib ka puudutada, et see teine osapool tunneb seda kaksikute osas, et see kahtepidi on ju energiad liiguvad. Aga siin on jah selline energia, et millega osas vajaks nagu tuge, toetamist, kindlust. Et olla edukas, on mul vaja kedagi. Siia juurde, mõõkade 3, süda valutab millegi pärast. Südamevalu. Muretsen millegi pärast kellegi. Kas ma muretsen kaksikute pärast või kaksikud muretsevad selle teise osapoole? Siin on millegi pärast mõõkade 3, südamevalu, mure. Selline mure kannatamise kaart. Et keegi vajab tuge. Nii, kas siis kaksikud vajab tuge või siis see teine osapool. Nii, aga vaatame kaksikute
energiat. Vaatame kaksikute energiat selles suhtes. Milline on kaksikute enda energia? Müntide 8 tagurpidi. Müntide 8 tagurpidi näitab minu jaoks seda, et müntide 9, müntide 8. Osadel juhtudel võib olla materiaalselt keerukas. Mingisugused sellised minu jaoks kas siis pühendumise energiat, võib-olla ka tervisega seotud energiat, aga materiaalne võib olla tööalased suhted näiteks. Või siis jah, et lihtsalt müntide 8 tagurpidi näitab hästi tihti, et ma olen millessegi või kellessegi väga palju andnud, panustanud ja nüüd ma ootan, et teine osapool ka annaks ja panustaks. Et justkui mul puudub võib-olla juba, ma ei tunne ennast motiveeritud sellest, et ma olen juba andnud ja ma ei tunne, et see motiveeriks mind millegipärast, et ma tahan, et nüüd sina pingutaks. Kuidagi selline tunne tekib. Et ma ei tunne võib-olla millegi, just selline turvalist stabiilsust. Mul ei ole millegi osas stabiilsust, kindlust, võib-olla materiaalset stabiilsust. Ja ma ootan nagu seda panust, et ma olen juba andnud ja panustanud. Ma olen, see on müntide 8. Just kui ma olen arenenud, ma olen võib-olla oma oskust, oma kvaliteet, ma olen midagi andnud siia. Aga võib-olla ma tunnen ka millegi osas, et ma ei oska enam, ma ei tea, kuidas. See on, vahel tekib sellise oskuste puudumise energia, et ma ei tea, kuidas edasi. Et kellegi osas mul on sellist segadust tunnet, et ma ootan mingisugust panustamist väga ja ma ei tea, kuidas edasi. Sinna all on sauad 2 tagurpidid justkui ma ei tea, kuidas edasi, et mis teed valida või mida muud, aga et ma nagu ootan seda panust, just kui ma olen ju andnud ja olen arenenud ja olen kasvanud ja olen teinud ja nüüd ma nagu midagi ootan, aga teine osapool samas selline sõltuvus, millegipärast selline sõltuvussuhe, et üksteist nagu millegi osas ma vajan sind, et ma ei saa nagu ise päris hakkama. Aga osadel juhtudel võib olla seotud karjääriga, võib olla materiaalse poolega, et rahaga seotud mured, et kuidagi, et seda muret on siin võib-olla. Või siis on sellise nagu turvalisuse püsisuhte panustamisega, et ma panustan sellesse suhtesse, kuidagi selle osas on midagi, et mu ootused on võib-olla suuremad. Ja ma kuidagi olen ju andnud ja olen panustanud ja olen teinud, et ma nagu ootan seda teise osapoole panustamist, sinu kord. Kuidagi mingisugust tuge ma ootan, selline tunne on. Aga vaatame selle teise osapoole, tema kavatsused kaksikute suhtes lähiajal, lähituleviku energiat, tema kavatsused kaksikute suhtes. Tema kavatsused, mõõkade 5, no võit iga hinna eest. Teen kõik, mis, et olla võidukas, et olla saavutada. Samas mõõkade 5 on oht konfliktile, on oht sõnasõtta sattuda. Et see on võit igal, ma tahan igal juhul midagi saavutada, ma tahan olla. Ma tahan võimalust, müntide poiss. Et ma tahan püsida, ma tahan võimalusi, ma tahan midagi anda. Aga siin on mõõkade 5 puhul on alati see oht, kus võib tekkida sõnasõda, oht, kus üks osapool tunneb ennast ikkagi kuidagi kaotajana. Et oht, kus üks tunneb, et teda pisendatakse. Sellised sõnasõja energiat. Mingi suhtlemise teema, et võivad keegi võib mind pisendada näiteks sõnadega, kuidagi ei tunne enda võib-olla väärtust siin alati. Aga vaatame, mida kaksikud ei näe või ei tea selles suhtes või mis on selline varjupool, mis neid võib-olla ka mõjutab või alateadvuses mõjutab, mingisugune mõju, mida ma võib-olla ise ei näe või ei tea. Palju tagurpidi kaart. No, mida ma ei näe või ei tunneta, on siin müntide 10 tagurpidi. See on
millegi osas ma ei tunne, et on nagu selline tohutu kindlus ja tasakaal, sest müntide siin võib olla sellised perekondlikud vaidlused näiteks selles energias või rahakonfliktid, näiteks materiaalsed konfliktid, et millegi osas, noh, see on see varjupool, midagi, mis mõjutab, midagi, mis tekitaks minuks sellise turvatunde ja kindlustunne, et mul nagu ei ole päris turvaline kindel millegi osas. Ma tunne, et see suhe on nagu täpselt see, mida ma tahan, ükskõik, on see siis suhe on ju partnerlussuhe, karjääriga seotud suhe, on ju mingi sõprussuhe, et mis iganes perekonna mõni suhe, et siin on kellegi osas, kui ma tunnen, et ma ei tea, kas ma tahan sinna panustada või ma ootan kuidagi teised, ma ei tea, kas see on päris see minu pärand, minu lõpp, kuidagi see on alateadvuses mul, siin on mingisugused eriarvamused, ma ei tea, kas see on nii kindel, kuidagi ma kõhklen kellegi osas, et see on nagu kindel, püsiv, selline natuke, see õhus on juba selline mingi vaidluse energia näiteks või eriarvamus, et mitte väga stabiilne, et ma ei tunne, et see on nagu kindlus, vaid natuke kõikuv on midagi ja see on kuidagi õhus. See on nagu, mis mõjutab mind, et ma olen juba võib-olla selle osas ettevaatlik. Aga vaatame tema käitumine lähitulevikus sinu suhtes, kaksikud. Ma ei tea, miks tulevad tagurpidi kaardid. Karikate 2, aga karikate 2 on siin tagurpidi. Vahel võib viidata näiteks ka armukadedusele, et see jälle viitab sellele, et võib-olla üks osapool ei panusta päris nii palju, kui ta võiks panustada ja et üks osapool võib tunda ennast kõrvale jäetuna, millegi osas ükskõik kumb ei anna päris seda ja see ootus on kellelgi rohkem, et justkui me ei tähista koos, me ei et kuidagi karikate 2 tagurpidi, vahest näitab ka eraldumise energiat või vahest sellist tagasi lükatud saamist, sellist ebavõrdset panustamist võib näidata nagu pingeid suhtes. Ikkagi mingi pinge on siin lähiajal olemas. Vahel on, et keegi ei ole lihtsalt väga tundeline, ei ole tunnetele avatud. Et sellised emotsionaalsed plokid on midagi ees, midagi, mida ma tunnen, ma ei saa olla kellegiga päris, vahest kuidagi midagi minevikuga võib-olla, mõni mineviku taak, mis vajab veel aega, et edasi minna. Et siin suhtes on midagi, mille ma pean nagu läbi mõtlema, et kas ma tahan, et saavutada see lugupidamine ja usaldus ja vastastikune. Nii, aga vaatame potentsiaalset tulemust. Vaatame, milline potentsiaalne tulemus oleks. Tagurpidi kaart. Võtku vahva, sest see on kuukaart, aga siia sobib tagurpidi kuukaart väga hästi. Sest kuukaart tagurpidi näitab mingi tsükkel hakkab lõppema. Midagi, milles ongi, et ma ei mõista kedagi. Midagi, mille osas meil ei ole selget ühist võib-olla eesmärki, aga selgus saabub. Justkui, et selline kuu tagurpidi toob selle selguse. Ja just selline, kui muidu on selline, siin tuleks ka kindlasti oma intuitsiooni. Võib-olla kui ma enne ei usalda, ma ei tea, ma ei mõista, siis siin tekib selline mõistmine ja teadmine, et see on, et ma näen, kuhu edasi, ma näen, kuidas edasi, ma näen, kuidas ühine, kuidas on võimalik jõuda ühele lainele, selline mõistmise energia. Et kui on olnud, kuu vaata, näitab ka sellist mõistmatust, mul on raske kedagi mõista ja sellist energiat, kus võib-olla ei räägita kõike välja, siis kuu energias tekib juba selline
tagurpidi, et ma saan juba teisest aru ja ma mõistan teist osapoolt, et siin on selline selginemine, et mis on ju väga hea, et selline selginemine ja võib-olla ka rääkimine, kui enne millestki ei räägitud, siis siin kuu tagurpidi näitab, et sellest räägitakse, justkui mingi tsükkel lõpeb. Et tundub, et siin on sellist pingelist, keerulist energiat, kuid see potentsiaalne tulemus on see, et midagi selgineb, mingid asjad räägitakse, midagi, mida ma praegu ei mõista, seda ma hakkan mõistma. Et kuu on alati selline saladuste energia, selline energia, kus ma lihtsalt on mingi hetk, ükskõik kui palju ma pingutan, ükskõik kui palju ma proovin, ma ei mõista. Et siin on ploki energia ja nüüd see plokid võetakse ära, et see selgus tuleb. Ma mõistan, kuhu see tee viib, ma mõistan teist osapoolt paremini. Ma mõistan, mida ta mulle öelda tahab. Ja vastupidi ka, et mind mõistetakse. Vaatame ühe nõuande energia ka kaksikutele. Et justkui siuke keerulised energiat, aga mingi selginemine tuleb. Justkui, kuu näitab alati, kuu on tsüklid, et see saab läbi mingisugune, kuna see on tagurpidi kaart, siis see lõpetab midagi. Et see on ainult üks periood, üks tsükkel, mis on selline. Et on raske kedagi mõista. Või ka enda soove mõista. Siin on karikate 4, aga on tagurpidi ja karikate 4 tagurpidi minu jaoks nõuande positsioon ja see näitab, et uusi võimalusi. Nagu ma siin ütlesin, et kui ma tundsin selles energias varasemalt, et võib-olla elu läheb minust mööda ja mind ei kaasata ja kuidagi selline, vahel on ka selline, mul on kellegi millegi osas soov alla anda üldse, et mul on rahulolematu, siis siin karikate 4 tagurpidi näitab, et tekivad uued võimalused, uued kogemused. Ja see on ka energia, kus sellist unistamised liigutakse tegutsemisele. See on selline pakkumiste vastuvõtmise energia ja mind märgatakse energia, et väga positiivne lõpp, et selline mingisugune keeruline olukord siin lähitulevikus nagu selgineb, laheneb ja positiivses suunas. Aga sellised sõnumid kaksikud teile seekord. Suur-suur aitäh, et kuulasid!